et räägi, mis seal kohtuistungil toimus või kuidas sul on olnud suhe kohtunik Liina Pohlakuga? No tähendab, mul on olnud pidevalt, et kui mul on olnud tervisehäired tegelikult ka, et kui mul oli siin need veinilaiendid olid ja mul oli tegelikult trombijoht oli ja ma käisin isegi vasoloogi juures käisin ravi saamas on ju, siis ühesõnaga kohtunik ütles, et ma trikitan, et ma ei ole tähendab ühesõnaga aus ja ma mõtlen omale põhjuseid välja, et siis kohut edasi lükata. Tegelikult oli mul ju genitaalidel oli tegelikult ka ju, mul oli nagu suur veresoon jooksis on ju ja mul oli see, et ma ei tohtinud tegelikult istuda niimoodi, et ta nagu vajutas mul ju, suur kõht oli on ju rasedusega oli ees ja siis ta vajutas mul nagu veresoontele niimoodi, et mul veresooned olid niimoodi, et mul jalga jooksid nagu alla, et mul on siiamaani on jalal sinised plekid peal. Et mul oli nagu trombijoht ka, et ma sain veel haiglas, peale sünnitust sain 4 päeva ja veel järjest neid trombivastaseid süste kõhunaha alla on ju, et mul oli nagu tõsine probleem oli sellega ja siis, kui mul oli see bakteriuuria oli uriinis on ju, mis oli oht, et läheb lapsele on ju, siis lõpuks jah, kohtunik on ju lükkas 3 kuud edasi, et praegus on tegelikult ju palju hullem on see, et ma ei mõista kohtunikku selles mõttes, et emana ta peaks ju teadma, et kui paha on käia imetamas last mingi rahvarohkes seltskonnas on ju, et laps ju tahab seda rahu, eriti veel imik, kes on 20-päevane ja tal alles võeti sond ära. Ja see sond on siis siuke toruke, mis ka läheb läbi nina läheb ja neelu läheb siis makku ja siis süstlega pannakse talle siis sinna piima nii kaua, kuni siis ema hakkab rinda andma. Minu laps sai seda 4 päeva peale sündi sai ja siis ühesõnaga, kui mina läksin haiglasse, siis alles see sond veel ära ei võetud, aga siis nagu ta hakkas minu rinda võtma ja siis vastavalt sellele, kuidas ta siis rohkem hakkas sööma, siis arst otsustas siis sondi eemaldada alles kusagil 5 päeva tagasi. Ja nüüd me oleme eilsest oleme kodus, aga laps sööb rinna kaudu veel vähe, et ta nagu on liiga väike, ta on alla oma sünnikaalu ja ta peab kaalus hakkama juurde võtma, aga kõik need kohtujamad ja need on nagu närvilised ja see võtab ju rinnapiima ära ja see võtab nagu üldse nagu ma ei suuda ju kontsentreeruda ja üldse nagu lapsel ei ole see hea. Ja ta ei saa nagu rinnast seda piima kätte, et ma ei saa ju ütleme, see on kõik ju ajuripatsist ja sellega seotud on ju, et ma ei saa ju ütelda, kas mul on rinnas piima või ei ole enam, et mis mõjub selle ja mis ei mõju, et ta nagu on nii pisike ja ta nagu sööb halvasti. Ja kui ta kaalus juurde ei võta, siis on ju jälle vajadus jälle haiglasse lapsele minna, et minu arust see on täiesti nagu minu lapse elu ja tervisega riskimine. Et ma ei saa aru, mis siis nagu nii kiire on, et nüüd on vaja see kuu aega ei saa nagu kohut edasi lükata, et laps võiks ju kodus ju harjutada selle režiimiga ja üldse sellega hakata korralikult rinda võtma, siis on ju tal ju konkreetne režiim ju välja kujunenud ja siis võib ju seda kohut ka pidada, et ma ei olegi selle kohtupidamise vastu kunagi olnud, aga lihtsalt praegu see on mingi nagu lihtsalt minu lapse piinamine täielikult, mis toimub kohtusaalis. Aga mis siis juhtus, kui sa otsustasid istungit tahtsid edasi lükata, et mis siis juhtus selle peale? Tähendab, viimane kord oli konkreetselt see, et mul arst lastehaiglast andis siis tõendit, et ma pean olema lapsega haiglas, kust ma ka ilmusin too päev kohtusse, see oli siis 30. märtsil. Ja siis oli selline asi, et ma esitasin need tõendid, mis mul arst kirjutas. Sealt oli puudu see, et Liis Aavel ei saa osaleda menetlustoimingul, ainult see lause oli puudu ja siis jah, et Liivalaia kohtumaja, Harjumaa kohus, Liivalaia kohtumaja ja Liina Pohlaku nimi ja siis istungi toimumise ajad olid puudu. Et muu oli seal kõik kirjas, mis mu lapsel viga on, et ta on enneaegne, tal oli hingamisraskused, kui ta sündis, siis et ta tähendab ühesõnaga ei ole võimeline veel ise tähendab seda režiimi pidama ja sööma on rinnas regulaarselt. Ja siis see, et tal olid veresuhkrud ka väga madalad, kuna minul endal on ju suhkruhaigus on ju. Et nagu selles mõttes tal on nagu ju olid komplitseeritud nagu sünnitus oli mul. Ja tal oli tegelikult oli enneaegne sellepärast, et 36. rasedusnädalal tehti mulle keisarlõige. Ja ta viibis ju minust eraldi 4 päeva viibis ju lastehaiglas on ju ja siis kui mina läksin sinna, siis me ju tegelikult olime ju kuni eilseni seal sees on ju, et arst kirjutas meid välja, sellepärast, et tal oli bilirubiini ehk see kollasus oli palju ja nüüd me peame hästi palju jalutama ja ühesõnaga toituma tervislikult ja nii edasi on ju, aga see kohtuse pidamine praegu ju segab täielikult seda, et terve päev ju kestab kohus ju, kui tunnistajad kuulatakse üle ja siis ei saa minu laps käia väljas jalutamas nagu teised lapsed tegelikult ja ta ei saa rinda korralikult on ju, ta ei tahagi süüa sellepärast, et teda ju häirib see, mis ta ümber toimub on ju, et laps vajab ju rahu just ja sellist oma sükust keskkonda.
et sellega harjuda. Ja siis ma otsustasin, et kui kohtunik keeldus edasi lükkamast kohtuistungeid, et siis taandada. Et mul olid nagu selleks piisavad põhjused juba, et kohtunik ütles, et ma oleks pidanud siis tema taandus esitama 9. juunil, aga siis oli ainult üks alus selleks, on ju, et nüüd ma nagu ütleme kogusin neid, et et mul oli nagu ütleme närvid nii läbi lõppude lõpuks, et ma loosin, et kohtunik emana ja naisena mõistab on ju mind, et ta lükkab ka seekord edasi kohtu vähemalt 6 aegagi, et anna mulle siis seda kogumisaega ja minu lapsel nagu siis seda aega harjuda selle režiimiga, mis meil kodus on, aga seda aega ta meile ei anna, on ju, nagu näha on, et see vormikohane tõend, et seda ei ole, seal on lastearst ju konkreetselt kirjutanud, et ei saa osaleda, peab viibima lapsega haiglas ja peab olema nagu lapse kõrval on ju, et ma ei jäta ju imikut, kes on 20 päevani üksinda palatisse, kus me oleme 2 temaga. Ja samamoodi ma ei pea ju sellepärast, et Liina Pohlak tahab kohut pidada, laskma oma lapsele paigaldada sondi ja hakkama teda uuesti jälle harjutama rinnast ära on ju, rinnast võõrutama või pudelitoidule, mis on tegelikult ju täiesti vastunäidustatud, et ta praegusel on temale kõige kasulikum ja tervislikum ikkagi rinnapiim. Et ma lihtsalt ei mõista seda kohta, et isegi advokaat Siller ütles seal ja advokaat Sadekov, et see kohtunik Löönik või mis ta nimi ongi, et mees, kes oli samamoodi pool aastat edasi lükanud kohtu, kui sai teada, et ema sünnitas ja et see ju ei takista mitte kuidagi kohtupidamist on ju, et mis see nagu pool aastat nagu annab. Aga ma ei tea, minu puhul nagu ei taha keegi midagi teha. Aga kuidas see kohtunik ütles, kas ta ütles, et kui oli juttu, et sa ei saa, sul on väike laps ja sa ei saa last nagu, sa ei saa väikse lapse kõrvalt istungile tulla selle edasilükkamise puhul, et siis ta ütles, et võta siis laps kaasa? Ta ütles sellist asja, et ta vahistab mu, kui ma ei ilmu istungile. Et kui mina istungile ilmu ühesõnaga ähvardas sisuliselt siis vormikohast tõendit esitanud, siis tema laseb minu vahistada. Koos lapsega siis või ilma lapseta? No ma ei tea, seda ma ei oska ütelda, aga igatahes ma ei tahtnud seekord jälle riskida, et mul juba Oskar juba niigi palju kannatas sellega, et ma pidin Tallinna vanglas viibima seal üle 6 aja ja siiamaani elab seda väga raskelt üle, et ei taha, et ma kusagile läheksin ja et ma nutab, kui ma õhtuti koju ei tule, näiteks kui ma olen nüüd haiglas on ju, et ma ei taha teisel lapsele samasugust psühhoterrorit lasta valmistada, et ma mitte mingil juhul ei taha riskida, et ma arvan, kui ma oleks ka surivoodil, ma roomaks kas sinna kohtusse selle eesmärgiga, et mitte oma lapsi jälle traumeerida lasta. Et nemad ei ole mitte milleski süüdi, et kui kohtunik tahab oma viha valada, siis palun väga valagu seda minu peale, mitte minu laste peale. Et nad said piisavalt nagu kannatada see aeg, kui ma olin nagu seal, kus ma ei oleks pidanud tegelikult üldse olema. Et jah, see nagu töötas jah seda, et ta laseb mu vahistada. Et muidu, kui ma ilmu sinna sellesse. No kuidas nüüd, kui sa nüüd kohtus käisid, et kuidas siis väike laps vastu pidas selle istungi? Eks ta auras, ta pidi ju kannatama, ta oli kell 11 söögiaeg, kohtunikul tegi otsust kell 11:30 on ju. Et siis ta loomulikult talle ei meeldinud see, et hakkas vigisema seal lõpus seal määruse tegemise ajal on ju. Et no milline väike laps saab olla paigal, et ta tahab ju jalutada või siis ta tahab magada rahus või üldse nagu, et ta on alles 20 päevane, et alles ju harjub selle ilmaeluga, mis siin on ju, et tema käest nõuda, ma ütlesin ka kohtunikule seda, et tema käest nõuda nagu 18 aastat, nüüd ole paigal ja istu ja tee, et seda ei saa ju teha, et temal on oma režiim ja tema alles hakkab oma režiimi nagu sisse harjuma, on ju, et seda ei tea keegi, milline režiim on ju. Aga iga päev on ta ju erinev, on ju, see sõltub sellest, kuidas ta öösel magab, on ju. See on jälle uus päev on hästi erinev, on ju, et ma ei saa mina seda ütelda, ei saa seda ka kohtunik ütelda, et ta nüüd 2 tundi magab ja 2 tundi pärast sööb, on ju. See on võib-olla terve lapsel, kes sünnib, jah, ema ise sünnitab tema, on ju. Aga ma ei tea, minu lapsel on see küll niimoodi, et talle saarjub praegu see rinde võtma. Et ta võtab nii, nagu Jumal juhatab seda rinde. Täpselt nii, kui ta vigisema hakkab ja ma vaatan, et ta süüa tahab, et tal pole nagu määrg või mida iganes, siis ta saab rinda, on ju, et selles mõttes nagu praeguski on ju, et alles ta võttis rinda, juba tahtis jälle uuesti, et see vahe võib olla 15 minutit, võib olla ka pool tundi, võib olla tund aega, võib olla 2 tundi, täpselt nii, nagu tema ise seda režiimi teeb enda jaoks. Et ei ole niimoodi, et nii kui ta nutma hakkab, ma topin talle rinna suhu, on ju, päris niimoodi ka ei ole, aga ikkagi on ju, ma ei taha, et mu laps nagu peab kannatama, on ju. Et ma ei kujuta üldse ettegi, mis esmaspäevast saab ja teisipäevast, et
et aga sinu soov oleks siis mis, et lihtsalt kas või 6 aegagi lihtsalt see edasi, et siis laps saaks oma režiimi ja loomulikult siis ta jääb ju mul koju, ma ei veaks sitta kohtusse ju. Et ma ei tahaks oma last piinata on ju vägisi on ju, et see, et mul poen selle taha, see on nagu täitsa selliste inimeste poolt öeldud, kellel endal pole lapsi, kes ise ei mõista seda on ju. Et selle taha ei saagi pugeda nagu. Jaa, Kolli.